Tervist, sõbrad! Janno Peensalu minu nimi. Karjase kohvi saade on see. Ja ma tahan adresseerida lühidalt ühte teemat, mida on palju räägitud. Ja hoolimata sellest ma leian, et see on siiski haruldane meie keskel ja meie seas ja see on tänumeelsus. Piibli üks lugudest ilmutab selle haruldust ja tegelikult meie igapäevapraktika näitab seda samamoodi. Ja see on lugu 10 pidalitõbisest, kellest vaid üks naaseb Jeesusele tänu andma. Me loeme siit Luuka evangeeliumist 17. peatükist, et sündis, kui ta oli teel Jeruusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui ta saabus ühte alevisse, tulid temale vastu 10 pidalitõbist meest ja jäid eemale seisma. Muidugi nad jäid eemale seisma sellepärast, et nad olid ju ise nakatunud pidalitõppe, mis oli nakkavaigus ja nii käsu tõttu kui ka sellise moraalse tunnetuse tõttu ühiskonna osas laiemalt, et mitte levitada haigust edasi, jäid nad ju eemale seisma. Ja nad tõstsid häält, pidid tõstma häält, kui nad kaugemal olid. Ning ütlesid, Jeesus, õpetaja, halasta meie peale. Ja neid nähes ütles ta neile, minge ja näidake endid preestritele. Nüüd preestri juurde tuli minna ennast näitama vastavalt Vana Testamendile, Moosese seadusele, kui inimene, kes oli pidalitõves olnud ja oli terveks saanud, näitas ennast preestrile. Preester kontrollis ta üle, preester oli tolle aja arst ja meditsiiniekspert samuti. Ja siis ta pidi veel mingi aja veetma leeris, et veenduda, et tõepoolest haigus on võidetud ja siis ta sai naaseda tagasi ühiskonda. Tolle aja pidalitõbised elasid eemal tavaelust, mis tähendas seda, et nad olid lahutatud oma peredest, ei näinud oma lapsi, ei saanud kallistada oma abikaasat, ei saanud tähistada pühasid, tähtsaid päevi. Igapäevane suhtlemine oli üksnes nendega, kes jagasid samasugust saatust, olid samamoodi haiged või täpsemalt haigestunud pidalitõppe. Nii et lisaks füüsilisele, mida haigus tegi nende ihus, oli selle haiguse mõju ka moraalselt, sotsiaalselt ülimalt laastav. Kui pead veetma niimoodi eraldi või eraldatuna kuskil aega ja niimoodi nädalaid, kuid ja võib-olla isegi mõne puhul aastaid, siis see tõepoolest tõmbab maha meie minapildi, lootuse, visiooni. Igatepidi elu määrdub mustaks. Ma kujutan ette depressioon, masendus, ärevushäired, väsimus, tülpimus olid lisasümptomid, mida need inimesed kõik kogesid. Nüüd aga äkki Jeesus ütleb neile, minge ja näidake ennast preestritele. Ja mulle meeldib see, et Piibel ütleb, ja kui nad läksid. Jeesus andis neile instruktsiooni teha midagi usus. Nad ei olnud veel puhtaks saanud. Aga Jeesus ütles, minge ja hakake liikuma preestrite suunas. Ehk teisisõnu, kui ma sõnakuulelikkuses, usus Jeesuse antud instruktsiooni peale välja astun. Ja pea meeles, see ei ole lihtsalt sellepärast, et keegi teine tegi seda või ma lihtsalt arvan heaks, et nüüd teen niimoodi, teen hulljulge teo. Hulljulgus ei ole seotud usuga. Ususamm
on seotud sõnaga Jumala käest, instruktsiooniga, mis tuli issandalt siin selles konkreetses tekstis, minna näidata ennast preestritele. Ja kui nad seda tegid, aga nad oleks võinud kahtlema hakata. Meie inimestena samamoodi loeme Jumala tõotustest. Me teinekord teame ju, et Jumal on isegi meid kõnetanud mingis asjas, andnud meile instruktsioonid. Ma võin seda kinnitada näiteks kas või selle sama Karjase Kohvi kanali osas. Ja on ajad ja hetked, kus ma siiski tunnen, et kas ma ikka peaks seda tegema, kas inimesed vajavad seda, kas neil läheb see korda. Ja ma arvan, et sarnasel viisil me tunneme ju kõik ja nemadki. Nõnda siis usus alustad küll teekonda, aga on igati võimalus selles, mida Jumal juhtis meid algselt tegema, hakata tee peal kahtlema. See juhtus jüngritele palju kordi. Jeesus ütles, lähme üle teise poole järve. Torm tuli keset järve ja nad olid väga tõsises kahtluses oma elu pärast ja olid ära unustanud selle sõna ja tõotuse, et Jeesus ütles, me lähme üle teisel poole järve, mitte keset järve ja hukkume seal. Ja kui nad läksid, nii et nad astusid usus välja, nad olid sõnakuulelikud Jeesuse instruktsioonidele ja imed on alati teispool sõnakuulmist. Kui sa näed, et inimesed kuuletusid Jumala instruktsioonidele, mis iganes kontekstis, Vanas Testamendis, see lesk pidi laenama astjaid ja valama nendesse astjatesse õli. See tuua need tühjad astjad kohale ja oodata, et nüüd äkitselt see väike tilk õli hakkab paljunema, nõudis väga suurt usku. Või Jeesus ütles Peetrusele minna ja heita võrk välja sinna paremale poole ja minna sügavale kohale. See oli vastu kalamehe loogikat ja ometi see suur kalasaak tuli sõna kuulmise tõttu Jeesuse instruktsioonidele, ehk see nõudis nendelt inimestelt, kes ime said, usu osalust. Ja kui nad läksid, said nad puhtaks. Aga üks nende seast, see miks ma ütlesin, et tänu andmine on haruldane, üks nende seast, nähes enese terveks saanud olevat, läks ta tagasi ja andis Jumalale suure häälega au. Ühel hetkel Jumala vaim kõnetas mind seoses YouTube'i kanaliga, kust ma vaatan väga-väga tihti, kui ma teen trenni, kui ma jalutan, kui ma teen mingisuguseid töid, panen mingit asja taustaks mängima, kuulan, lasen ennast vaimulikult teenida, harin ennast. Aga keegi on valmistanud ette need kõned, sisse salvestanud, tehnika ostnud, aega selleks pühendanud. Ja tihti ma tegin seda ja ma ei reageerinud rohkem sellele, kui vaatasin ära, kui tarbija, võtsin oma parima, mina olin saanud, mis ma tahtsin, pange mulle järgmine video peale. Ja Jumala vaim kõnetas mind, hakka olema ja näitama üles tänulikkust. Pane igale videole, mis seal vähegi kuulad ja vaatad ja sulle meeldib, pane like. Ja isegi kui sul kõik ei meeldi, siis kui sul midagi sealt meeldis, pane ikka like, sest sa toetad, sa väljendad oma tänu sellega ja Jumalale meeldib tänumeel ja tänumeelsetele tuleb juurde asju, nagu me siit tekstist kohe ka näeme. Ja sellest hetkest ma olen hakanud vaatama videosid, mida on vaadatud näiteks mõnda miljon korda, siis sa leiad seda, et tavaliselt need meeldimiste hulk on umbes 1% või 0,5%. Nii et see ütleb seda, väga vähesed näitasid üles tänumeelt selle kaudu. Ja ma arvan, et me peame ennast jälgima ja küsima enda käest, et kas mul on ainult tarbija mentaliteet. Ma tulen ja tahan saada seda, mis mind toidab, mind aitab ja ma ei ole nõus seda tsüklit täiendama või kroonima sellega, et ma väljendan oma tänu. Ja ma pidin parandama meelt ja ma olen sellest ajast saadik laikinud. Isegi neid videosid, mida ma vaatan, kui ma lihtsalt enam õpetusvideosid ei taha vaadata ja vaatan, ma ei tea, Mr. Beasti mängusid ja muidugi see on entertainment ja meelelahutus, ma panen sinna ka like, sest mees on kõvasti kulutunud selleks, et teha neid asju, mida ta teeb.
aga siin me loeme, et üks nende seast, nähes enese terveks saanud olevat, läks tagasi. Ma kujutan ette, kui need pidalitõbised olid läinud preestrite juurde ja preester oli tunnistanud nad puhtateks. Pidalitõbi teatavasti on haigus, mis lagundab kehaosi, nina võib ära kukkuda, mõnel võib silm ära kukkuda peast, mingi auk võib tekkida siia naha sisse, sõrmed võivad kaduda, nii-öelda inimene kõduneb elavast peast. Aga nüüd äkitselt oli kõik pidalitõbi lahkunud ja nad olid puhtad. Suur asi, tohutu suur asi. Ja enamus nendesse 9 meest tormasid ilmselgelt peale preestrile näitamist tagasi oma kodudesse, oma perede juurde, arusaadav. Nad olid nii pikalt eemal olnud, nad olid igatsenud, nad olid lootnud, võib-olla isegi mõned ei olnud enam lootnud, et nad tagasi jõuavad ja nüüd äkitselt selline haruldane võimalus avaneb neile elus uuesti ja nad tahtsid tagasi minna ühiskonda. Nii nagu sina ja mina ilmselt oleks tundnud, ma tahan minna ja jälle süüa seal seda burgerit ja esimene asi, mis ma teen pärast seda, kui ma terveks saan, ma teen seda ja seda. Ja ma saan selle unistuse jälle nüüd täide viia või edasi minna selle asjaga, ma saan seda tööd edasi teha. Ma saan aru, neil oli tohutu kirg nüüd tagasi naaseda asja juurde. Aga üks distsiplineerist ennast ütles, ma võlgnen tänu sellele, kes põhjustas selle juhtuma mulle. Ja ta läks tagasi ja andis Jumalale suure häälega au, mis tähendab, ta andis tegelikult tänu, heitis tema jalge ette silmili maha ja siin piibel ütlebki ja tänas teda. Ja Jeesus kostis ning ütles, eks 10 ole saanud puhtaks. Sa võid küsida, et kuidas ta teadis, et kõik 10 puhtaks sai, ainult üks tuli tagasi Jumalale au andma. Jeesus käis usus. Ta teadis, kui need mehed nüüd tema sõna alusel sinna preestrite juurde läksid, ilmselgelt nad puhtaks said, nii et ta ei küsitlenud, et kas nad teised ei saanudki terveks või mis nendega juhtus. Ja siis ta ütles, ent kus on need 9? Kas pole huvitav, Jeesus ei olnud ju neile seal eelnevalt öelnud, kui nad eemalt tõstsid häält ja ütlesid, Jeesus, õpetaja, alasta meie peale. Et Jeesus ütles neile, poisid, minge preestrite juurde, näidake ennast ja kui te olete puhtaks saanud, tehke kindlaks ja see on ju mõistlik, teie ema ja isa on teile õpetanud, tulge tänama. Tulge öelge aitäh ka, andke tagasisidet, andke tunnistus. Jeesus ei olnud seda lisanud, aga ta ootas seda. Ta ei olnud seda nõudnud, aga ta ootas seda. Jumal ootab sinu ja minu tänu. Nii palju häid asju on meie elus, nii palju privileege, mida me kasutame. Meie ümber on infrastruktuur headest asjadest, alates sinu kodust, tehnika, kodu ise, meie ühiskonnas teed, haiglad, politsei, tuletõrjujad, teised inimesed, puud ja põõsad, maa ja õhk ja kõik see meie ümber ja vähim, mida me saame teha, on anda selle eest tänu nendele ja Jumalale, kes on põhjustanud paljuski seda juhtuma. Ja sõbrad, ma tahan julgustada teid sel hommikul olema tänumeelsed ja väljendama tänumeelt. Need 9 said puhtaks, pidalitõbi lahkus nende ihust. Piibel aga ei ütle, et nad oleksid saanud terveks, taastatud. Need liikmed, mis olid ära mädanud, oleks tagasi kasvanud või tulnud. Aga see mees sai terveks. Siin on see sõna kasutatud, sooso, terviklik. Ja nõnda Jeesus ütles sellele samaarlasele, tõuse üles ja mine. Sinu usk on sind aidanud. Ja see usk väljendus selles, et ta tuli Jumalale tänu andma. Nii et olgem tänulikud kõige eest ja kõigi olukordade sees. Tänulik inimene on alati atraktiivne inimene. Tänulikule inimesele tuleb alati juurde sealt, kus see algselt tuli talle.
mida rohkem oleme tänulikud, seda parem. Ja doktor Ed Cole, minu vaimulik isa, ütles ikka, et sa ei saa liiga palju tänu väljendada. Nii et me võime seda jälle uuesti meelde tuletada Jumalale, teistele inimestele, kes on meie jaoks panustanud. Võta väike hetk ja täna neid inimesi. Kirjuta väike tunnistus, väike julgustus, väike tagasiside. Täidame seda tsüklit ja vaata, mida Jumal selle tulemusena sinu jaoks teeb. Sest see mees sai midagi erilist, kes oli tänulik. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusite alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega. Ja eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.